Tere päevast Viljateatri etendusele Patuvahetsa. On rõõmus uudis, et tänane etendus toimub. On tagasihoidlik palve välja lülitada, kui see on võimalik, mobiiltelefonid. Etendus kestab umbes 2 tundi, on vaheaeg umbes tunni aja pärast. Ja head vaatamist. Sama kohal aeglik ümber. Te kirjutasite ükskord, et armastate lugusid. Mul on teil üks lugu. Täiesti ebatavaline lugu. Millest ma peaksin alustama? Ma olen ravi järeltulija. Ma põlvnen pühade meeste seas. Mis tähtsus seal on? Ma olin Poolas 39. kui natsid Olgu kustutatud nende nimi. pommitasid Varsavit. Ma põgenesin koos teiste juhtidega. Hukkusin Venemaal. Ööbisin raudteejaamades. Tegin läbi kõik viletsused. 45. soputasin ennast Stalini riigist välja ja tulin Poolasse tagasi. Seal ma kohtasin oma esimest naist Siiliat. Meie kohtumine oli ime. Aga seal, kus ei ole usku, ei märgata imesid. Meil oli kõigepealt üks vastus. Juhus. Maailm on juhus. Inimene on juhus. Ning kõik, mis temaga sünnib, on ka juhus. Kui me Poolas uuesti kokku saime, oli see justkui surnust üles tõusnud. Siili arvas, et ma olen surnud. Mina arvasin tema kohta seda sama. Tõsi on see, et ma ei olnud teda kunagi unustanud. Silja rääkis mulle, et temal olid minu vastu olnud samasugused tunded. Muidugi mõista ei olnud me kumbki enam süütud. Mis oleks saanud hoida meid pattu tegemast? Kui me Venemaal nälgisime enda täisid, otsisime vabandage väga, sõlmisime igasuguseid vahekordi. Mul oli juudi prouasid, mitte juudi naisi, vene plikasid. Siljal olid omad seiklused. Me abiellusime Saksa põgenike laagris Müncheni lähedal. Ma tahtsin saada 1947. aastal viisat Palestiinasse minekuks. Aga juhtus nõnda, et me saime Ameerika viisa. Kõik põgenikud olid meie peale kadedad. Väike asi või. Me võime sõita kuldsele maale. Ma alustasin Ameerikas riidepoes. Kuid siis tegi üks teine põgenik mulle ettepaneku hakata kaasosanikuks bungalow ehitusel. Ühest bungalost sai 10 bungalot, 10 bungalost 100 bungalot. Ma olin sattunud kinnisvaraärisse ja hakkasin teenima suuri rahasid. Siili otsustas jätkata õpinguid ja temast sai üliõpilane. Ta oli lõpetanud Varssavis gümnaasiumi ning ta kandis oma küpsustunnistust igal pool kaasas. Mõne aastaga lõpetas ta kolledži kiitusega ning minust oli saanud selleks ajaks rikas mees. Inimesed, kellega ma läbi käisin, ärikaaslased, tuttavad, hooplesid oma võitudega naiste üle. Kui armetud olid need vallutused. Mõned neist ajasid ringi call-girlidega, tavaliste lõbutüdrukutega, keda sai kutsuda enda juurde hotelli. Teistel
olid armukesed. ringkonnas, kus me liikusime, peeti hooramist elu suurimaks saavutuseks. kirjandus oli täis hooramist, teatris oli taas hooramine ja filmides nõnda samuti. tõsi on see, et Silja rahuldas mind, mul ei olnud tarvis otsida kedagi teist. aga ta avaldas hämmastust selle üle, et ma ei löönud üle aisa. kui me läksime teatrisse, näidati laval tihti, kuidas naine oma meest petab ning Silja naeris ja plaksutas riugastaja nilbuste peale, mida sadas lavalt. näidendates on mees, laste isa ja perekonnatoitja alati idioodi osas ning naise armuke on tark, sest ta saab kõike muidu. mul oli tihti tunne, et siin on midagi korrast ära. selline pilkamine ja perekonna jalge alla tallamine peab viima laostumise ja hukatuseni. ma tundsin mõistlikult, et bolševism ja kõik hädad tulevad 10 käsu üle irvitamisest. kui ei ole usku, millele siis toetuda? aga usk ei tule iseenesest. selle nimel tuleb vaeva näha. ma lasin endale oma ärikaaslastel ja tuttavatel augu pähe rääkida ning proovisin tegemist teha libudega. aga kui mõni neist mulle lähenes ja asi jõudis otsustamasse järku, tuli mulle iiveldus peale ning ma pidin lausa oksele hakkama. Nad ei äratanud minus mitte mingit himu. kui hoorad ajasin nüüd iiveldama, pidin ma omale otsima mõne viisaka naise. mida tänapäevane mees nimetab viisakaks naiseks, nimetasid meie vanaisad liiderlikuks naisterahvaks. Nad käivad riides nagu hoorad, nad räägivad nagu hoorad, nad loevad sopakirjandust, nad otsivad ainult uusi seiklusi. Nende viisakus seisneb ainult selles, et nad ei käi tänavatel kundesid püüdmas ning et nad küsivad rohkem raha. ma leidsin sellise naise. tema nimi oli Liisa. tal oli olnud mees, kuid ta oli lahutatud. tal oli tütar Miki, kes käis kolledžis ning liiklus mingi hippidega, kuigi need tollel ajal vist veel niimoodi ei nimetatud. Liisast sai armuke ning kuna ta teadis, et ma olen rikas, hakkas ta minult raha välja pumpama. ma maksin tema üüri, ma viisin teda teatrisse ja restorani. tal oli vaja riideid, mööblit ja mida kõike veel. ta tahtis saada rohkem, kui ma olin valmis andma. Mees, kes võtavad teiste käest, nendel ei ole kunagi küllalt. Nii nagu Liisa pumpas minu käest, pumpas tütar temalt. juba siis, isegi kirehetkedel, tundsin ma selle vahekorra üle häbi. ma ostsin armastust, nagu mu ärikaaslasedki. Liisa oli tihti väga kirglik, näitas üles armastust ning püüdis isegi keelitada mind lõhutama Siiliast ning abielluma temaga. Vahel ma kuulsin, kuidas Liisa tütrele moraali luges, kuid tütar vastas talle häbematustega. Tütar oli veel täitmatum kui ema. no ei olnud nii loll, et ma poleks märganud kõige selle kõlvatust ja häbitust. Aga ma jäin püherduma selle pori sisse. Esiteks seetõttu, et see tundus mulle olevat mugav. Ja teiseks, et mul ei olnud kuhugi minna. Vähemalt nii ma väitsin iseendale. Mida ma oleksin pidanud tegema? Kasvatame endale habeme ja oimulokid, nagu mu isa ja vanaisa ja hakkama pühaks juudiks. selleks on tarvis usku. Aga mul ei olnud põrmugi usku, et Mooses on andnud toora ja saanud selle taevast. Liisa aga muutus järjest nõudlikumaks. Ükskõik kui palju ma ka ei andnud, nõudis ta alati, et rohkem on vaja. Ma lamasin sügaval poris. ja töötasin kuradi heaks. See juhtus ühel külmal talvepäeval. Ma olin kogu päeva olnud ärikaaslastega ehitusplatsil. Helistasin Siilile, et jään ööseks hotelli. tegelikult
olin ma Liisaga kokku leppinud, et söön tema juures õhtust ja jään ööseks tema juurde. Ma lõpetasin oma töö nii ruttu kui võimalik ja täpselt kell 6 koputasin ma Siiri uksele. Tema korter tundus mulle ilusamana ja huvasemana kui kunagi varem. Väljas paukus pakane, aga siin oli soe. Köögist tulid mu lemmiktöötid üle. Liisa ja mina jäime kokteili ning seejärel istusime õhtusööle. Ma olen nii üksi. Miki teeb mulle aina peavalu, pumpab minu käest raha. Miki Peigmes oli ettevaatamatu. Miki on rase ja ta tuleb teha aborti. See maksab vähemalt $700, kui on tegemist hea arstiga, kes ei pane tüdruku elu ohtu. Miki küsis minu käest raha. Peigmel pole krossigi. Liisa jutt oli mulle nii vastumeelne kuulda, et mul jäi toit kurku kinni. Kui Miki on küllalt suur, et mehega kokku elada, peab tal olema küllalt arus peas, et olla ettevaatlik. Mida ma pean tegema? Selline see noorsugu on. Kui ma ütlen ühe halva sõna, ähvardab ta kohe ennast ära tappa, usku vahetada või mis talle iganes pähe tuleb. Mul sai sellest villand. Ma annan sulle see $700. Mõistagi lisaks muudele rahadele, mida Liisa minult mitmesõpkustel ettekäänetel välja meelitas. See ei rikkunud ära mitte üksi meie õhtusööki, vaid ka meie seksi. kui mees on vihane ja tunneb end olevat alandatud ja ära kasutatud. Kaob tal himu. Ma püüdsin oma himu ergutada. Aga sellest ei olnud abi. Ma lamasin Liisa kõrval voodis ja tundsin ennast vana mehena. Ta püüdis mind ergutada heade sõnadega, petlikes sõnadega, kurjade sõnadega, isegi rõvedustega. Aga see ei aidata. Liisa hakkas mulle etteheited tegema, et ma ei armasta teda enam. Ma tahtsin talt küsida. Miks? Miks ma peaksin sind armastama? Mida on sinus armastada? Armastus tähendab vastastikust lugupidamist. Aga kuidas ma saan lugu pidada naisest, kes pumpab minult raha välja mitte ainuksi enda jaoks, vaid ka kahele noorele ja tervele inimesele, kellest kumpi ei liiguta väikest sõrmegi? Me jäime magama. Kuid selle asemel, et mind rahustada, suurendas kuni minu valu veelgi. Ma nägin unes, et panime koos teiste juutidega keldris ja peitsime end natside eest. Väljas kostis laskmist ja lärmi, metsikut kisa. Ka mu isa ja ema olid seal. Äkki tõmbas keegi tikku. Ning ma nägin, et ma olin riides nagu nats, pruunis, Kristiga univormis. Mulle tuli hirm peale. Kuidas sai see võimalik olla? Unes tundus mul, et pruun natsivorm on tingitud minu elustiilist. Kõige enam värisesin ma häbist, mida ma oma vanematele teen. Kes seal võib olla? Ma ei tee lahti. Hoor! Ringjale! Hoor! Ja mis sa ise oled? Ma tean su figureid küll. Sa vahetad mehi nagu kinnaid. Sina oled teinud mind selleks, mis ma olen. See on praegu 2 armukest. Valelik! Varas! Libu! Välja mu majast! Ja sul on 2 armukest ja sa pumpad mõlema käest raha. See on viimane kord, kui ma su silmale tulen, sa vana hoor! Ma hakkasin kähku riidse panema. Mulle tuli hirm peale, et ema ja tütre vaheline tüli võib lõppeda verevalamisega. Mulle tuli meelde, mida ma lapsena olin õppinud. See, kes rikub 10 käsust ühte, rikub ka kõiki ülejäänuid. Valelik! Ta on valelik! Ära mine ära! Ära mine! Kuhu sa lähed?
tormasin uksest välja ja trepist alla, sest lifti tulek oleks võtnud aega. mu süda kloppis ja silme eest käis ringi. akene paukus ja tuum käis mu kübara. ma tõstsin käe ja peatasin takso. ma tahtsin jälle uksele hakata ning pidin tegema meeleheitlikke jõupingutusi, et mitte reostada taksot. kui me jõudsime maja juurde, kus ma elasin, ulatasime taksojuhile $10 seal. ta tahtis mulle tagasi otsida, aga ma ei suutnud enam oodata ja andsin talle märku edasi sõita. niipea kui takso oli ära sõitnud, kummardasin ma lumevalli kohale ja oksendasin välja kõik söögid-joogid, mida Liisa oli mulle pakkunud. kogu mu keha oli otse kui tomp kibedust, vastikust, häbi iseenda ja oma alanduse pärast. ma olin ennast kogunud. sõitsin liftiga oma korrusele. ma olin alatiseks lõpetanud vahekorra Liisaga ning mõtlesin. kui paljud mehed on rahul oma enda naisega? no miks ju ei siis mina seda olla? Liisaga võrreldes tundus Silja mulle nüüd lausa vooruslikkus ise. mul oli juba valmis põhjus, miks ma keset ööd koju tulin. Mees, kellel on mitu naist, muutub asjatundjaks valetamise alal. ma olin küllalt rumal arvama, et Silja usub mu valesid. mul oli korterivõti kaasas. kui tuks oli sees parketti pandud. ma andsin kella. kuid Silja ei tulnud ust avama. ma helistasin veel kord ja veel kord. ja tugevamini ägedamalt. ma hakkasin juba kartma. et Siljaga on juhtunud mingi õnnetus. meie korteril oli 2 ust, paraaduks ja tagauks. ma avasin koridorist tagaukse juurde viiva vaheukse. ja nägin, kuidas korteri tagaukses, tuli välja mees. keda ma tundsin. see oli professor, kes oli juhendanud Silja dissertatsiooni. tema. selja taga. seisis. Silja. öösärgil ajal. mul oli korterivõti kaasas. üks oli keti ma pandud. andsin kella. kuid Silja ei tulnud ammu. ma helistasin veel kord. aga ma midagi tahtsin. ma hakkasin juba kartma. et Siljaga on mingi õnnetus. meie korteril oli 2 ust. ma avasin korteri ukse. ja nägin, kuidas meie korteri tagaukse. tuli välja mees. Ma tundsin. see oli professor. kes oli juhendanud Silja dissertatsiooni. tema Silja taga. seisis Silja. öösärgil. see, mida kujutati kõigis melodraamades ja kitši filmides, toimus minu enda majas. äkitselt tuleb mees koju ja naine seda varmukese tagaukse kaudu minema. mul oli nii põrgulikult häbi, et ma panin vaheukse kinni. melodraamades tormab mees armukese kallale ning nad võitlevad elu ja surma peale. aga minul ei olnud mingit tahtmist selle vana liiderdajaga kakelda. ma ootasin, kuni professori samme enam trepil kuulda ei olnud. Silja oli avanud mulle vahepeal paraadukse. ise ta oli läinud vannituppa, kuhu ta end luku taha pani. sel ööl kummutasin ma mürgikarikat põhjani. nii ma teadsin, mida mul tuleb teha. teha lõpp senise eluga, katkestada kõigil ja kõigega. selle hoobi unustamiseks oleksin ma pidanud olema idioot ja suli. idioot. ja suli. tõsi on see, ma olin kogu aeg teadnud, et mu elu on häbitu ja kõlvatu. jaht raha järele, naiste tagaajamine, kuulumine seltskonda, mis oli algusest lõpuni rikutud ning mille ülemaks vooruseks oli kuritegevuse edendamine. Silja oli ikka veel vannitoas ja see andis mulle võimaluse otsida kokku oma asjad ja pakkida hädavajalikke. ma võtsin oma kohvrid, läksin jalgsi trepist alla ning leidsin ennast taas külmalt tänavalt. ma ei lahkunud mitte ainuüksi oma kodust, vaid alustasin ka uut elu. aga ma ei saanud jääda tänavale. tuli takso ja ma ütlesin talle esimese hotelli aadressi, mis mulle meelde tuli. ma olin jäänud ilma oma naisest ja armukesest, kuid ma ei olnud olevat mitte midagi kaotanud. ma istusin voodisse ning magasin rahulikumalt kui viimaste aastate jooksul. kui ma silmad lahti tegin, paistis päike. ma põlgasin moodsat maailma ja kõike, mis sellele iseloomulik oli.
selle roimarlikkust, selle hoorust, selle valeliku õiguse mõistmist, selle sõdu, selle Hitlerid, Stalinid ja kõike muud. aga mul ei olnud vähematki kindlust selle kohta, et Toora on Jumala poolt antud või et Jumal üldse olemas on. Tõsi, kuid peab olema mingi jõud, mis juhib maailma. Ma ei ole iial olnud materialist, kes arvab, et universum on mingi füüsikaline või keemiline juhus. Et kõik on arenenud iseendast. Ma olen lugenud filosoofia ajalugu ning ehkki ma ei ole filosoof, sain ma aru, kui tobedad, kui nõrgad, kui tühised on kõik need teooriad. Tegelikult on kogu moodsam filosoofial ainult üks teema. meie ei tea midagi ja meie ei saagi midagi teada. meie väike aju ei ole loodud mõistma igavikku, lõpmatust, isegi asjade loomust ja mõtet, millega me kokku puutume. Aga kuhu see on viinud? Nende eetika ei ole munakoortki väärt. Nende seletusel polnud mingit väärtust ja see ei kohustanud kedagi millekski. Võis olla vabalt kodus kõigis nende teooriates ning samal ajal olla nats või GPU-lane. Sellel varahommikul ei olnud ma paljas mitte ainuüksi kehaliselt ilma koduta, vaid ka vaimselt. Jah, sellises meeleolus ma olin. Kui käisin seal varahommikul vannis ning läksin alla restorani heinetama. Üks moodsa inimese tobedamaid kirgi on kirg lugeda ajalehti, tahta kuulda uudiseid. Uudised on alati halvad, nad mürgitavad elu. Kuid moodne inimene ei saa ilma selle mürgita elada. Ta peab teada saama kõigist roimadest, kõigist vägistamistest, kõigist vääradest teooriatest. Tal ei ole küllalt ajalehtedest. Ta loeb raamatut, ta kuulab, vaatab televiisorit. Nädala lõpp avaldatakse ringvaateid, kus tehakse kokkuvõtteid uudistest, millest võib veel kord lugeda. Mida iga kurjategija on teinud? Mida iga idioot on öelnud? Automaatselt ostsin majalehe ja seda sirvides leidsin ma ees seda kõike, mille eest ma püüdsin põgeneda. Sõdu, Revolutsiooni ülistamist, tapmisi, vägistamisi vasika vaimustust tühiste ja tobedate raamatute kohta. ning idiootlike filmide ja näidendite üle. See ajaleht kumises kõikvõimalikust ebajumala teenistusest ning igal hommikul sülgas järjekordselt tõele näkku. Ajalehe järgi tuli välja see, et kui presidendiks valitakse see, keda ajaleht soovitab ja ta viiks ellu need või teised reformid, oleks kõik jälle hea ja ilus. Isegi surmakuulutuste leheküljed tundusid selles lehes kuidagi optimistlikud. Tollel päeval oli surnud ka üks lavastaja. Ning lehes loeti üles kogu sopp, mis ta oli lavale toonud. Mainiti isegi seda, et armastas süüa loomaliha. Asjaolu, et oli surnud noorena, oli jätnud mainimata. Otsa kui oleks mingi kõrvaline üksikasi. Peaasi oli, et oli ajanud kokku suure varanduse, mis jäi tema 4. või 5. naisele. Sel päeval oli kinni võetud 2 mõrtsukas, kes oli juba üsna mitu korda mõrvas süüdistatud, aga kes iga kord uuesti kautsjoni lahti vastu vabaks lastud või mõistetud süüdi tingimisi. Ajaleht teha ka tema foto ning advokaadi nime, kelle ülesandeks oli õpetada mõrvarile kohtuselt välja keerutama, et ta võiks tappa uusi süütuid inimesi. Tõepoolest, oli mille eest põgeneda või millele silitada. Aga kuhu põgeneda? Ma küsisin endalt pidevalt. Et mul on jäänud ainult üks tee.
juutluse juurde tagasi pöörduda. ja mitte niisama lihtsalt mingisuguse juutluse juurde, vaid oma isade ja esiisade juutluse juurde. kuid siis kerkis kõigil küsimuste küsimus. kas mul on selleks usku? ma vastasin endale siiralt ja selgelt. ei, mul ei ole seda usku. kui nii, mis mõte on siis vanaisade juutluse juurde tagasi pöörduda? Sinust ei saa siis õiget juuti, vaid sa mängid juuti. ära teen tolaks ja ära riku oma elu. sa oled vabamõtleja nagu kõik vabamõtleja ning sa pead elama nagu nemad. kui su naine ei olnud sulle truu, otsi endale teine, kes on sulle truu. või otsi endale armuke, kes sulle sobib. kõik muud teed peale juutluse viivad vale ja valskuseni, mida sa vihkad. sa oled oma silmaga näinud, milleni viib lodevus, GPU ja Gestaponi. kui sa ei taha olla nats, pead sa saama selle vastandiks. ei ole juhus, et Hitler ja tema käsilased pidasid nii metsikut võitlust Talmud ja Talmudi juutluse vastu. Need kurjategijad taipasid täiesti õigesti, et Talmud ja Talmudi juutlus on kõige suurem vaenlane. isegi kui Toora ja Talmud oleksid paljalt inimeste töö, oleksid nad ikkagi kõige vägevamad tõkked rikutuse vastu. Talmudi juut ei tapa ühtegi inimest. Ta ei korralda orgiaid. Sa ei tarvitse teda karta, kui sa kohtad teda metsas või lagedal kohal. Ta ei tule su koju, et magada sinu naisega, sel ajal, kui sina oled kodust ära. Ta ei taha su tütart ära narrida. Ta ei taha muud, kui teenida elatist ja kasvatada oma lapsi ja lapselapsi nii, et need järgiksid Toorat. Ta tahab kasvatada oma tütred voorustikuks, mitte hooraks. Tal ei ole vaja moodsat kirjandust, teatrit, halvasti naiste pilte. Ta ei muuda oma maailmavaadet igal esmaspäeval ja igal neljapäeval. mida konkreetselt ma peaksin praegu tegema? Mine palvemajja ja palveta. ilma, et mul oleks usku. Sul on rohkem usku, kui sa ise oskad arvata. mõtte palvetamisest tundus mulle meeletu. Kui sa tahad saada juudiks, pead sa kohe praegu algust tegema. Sa muutud vagaks, sest 2 naist tegid sulle sarved. Sinu vagadus on võlts. See pole muud kui ettekujutus ja idiootsus. Jumalat, keda sa paluma lähed, ei ole olemas. Kus ta oli siis, kui juudid pidid ise endale hauda kaevama? Kus ta oli, kui juudid, natsid juudi laste peadega jalgpalli mängisid? Kui ta on olemas ning ta on vait olnud, on ta samasugune võrdleks nagu Hitler. Võib-olla tahate palvetada? ma just otsingi palvemaja. Siis tulge kaasa. Meil on just üks mees puudu. aga mul ei ole ju palvemaantit ega palverihmu. Me anname teile need. ma uskusin siis ja usun praeguseni. See ei olnud juhus. Jõud, mis valvavad iga inimese, iga kärbse, iga ussikese üle, on viinud mu teile, mis on määratud mulle käia ning mille ma olin paljude katsumuste järel valinud. Ma läksin mehega kaasa, kuni jõudsime vanamaja juurde ning läksime trepist üles korterisse, kus mind oodati. Uks avanes ning ma olin Ameerika Hassiidi palvemajas. mind vaadati imestusega. ilmselt ei näinud ma välja inimesena, keda kutsutakse ühispalvusele keset päeva. ma olin ameerikaliku kiirustamisega harjunud, kuid siin käis kõik äärmiselt aeglaselt. kulus tubli pool tundi, enne kui vana rabi pani ülle suure palvemant ja palverihmad. ma nägin enda eest pühakut, ühte neist õigetest, kelle najal püsib maailm. ma ei uskunud oma silmi, et mul on avatud mind on arvatud vääriliseks seda nägema. valut isa käis must läbi ja ma tundsin endale häbi. New Yorgis leidub selliseid pühakuid
ning mina olin raisanud aastaid hoorade ja paadunud välja pressijatega. ma palvetasin ning märkasin oma imestuseks, et see polnud mingi komöödia, mingi mäng. ma tänasin loojat, et ta oli toonud mind sellesse ruumi nende tõeliste juutide juurde, kes otsisid veel palvetajaid, sel ajal kui välismaailm kubises mõrtsukatest ja mõrtsukalikest teooriatest. siin ei olnud vanadus mingi häbiasi. siin ei hobenud keegi oma seksuaalsete vägitegudega ega oma suutelisusega viina juua. siin koheldi vanu austuse ja vaba alandlikkusega. siin ei värvinud keegi endal juukseid ega öelnud, et ta on 80 aastat noor. ega muid taolisi banaalsusi, mida kuuleb ilmalike raukade suust. kuni selle päevani lugesin ma raamatuid, ajalehti ja ajakirju. tihti tundus, et see, mida ma loen, on surmav mürk. see kutsus minu esile ainult kibeduse, hirmu ja abitustunde. kõik, mida ma lugesin, oli ühesuguse sisuga. maailma valitseb kurjus ja vale ning sellest ei ole mingit väljapääsu. kirjandus väljendas erinevate sõnadega ühte ja sedasama. me elame tapamajas ja bordellis. tapamajas ja bordellis. tapamajas ja bordellis. Tapamajas ja bordellis. nii on olnud ja nii jääb. äkki kuulsin end lausumas sõnu täis püha optimismi. selle asemel, et alustada päeva lugudega tapmisest, röövimisest, hooramisest, vägistamisest, vägivallast ja kättemaksust, alustasin ma päeva sõnadega headusest, pühadusest, õiglusest, Jumalast, kes on andnud inimesele mõistuse, kes äratab üles surnud ja tasub headele ja õigetele. ma leidsin, et päeva ei pea alustama mürgiga. mul on raha ning kõik, kes abi vajavad, võivad seda saada. ma olin arvanud, et minu ümber tekib tunglemine, et käed sirutavad välja ning kõik hakkavad kisama. anna, anna, anna! Sest ma olin enamasti tänapäeva inimeste hulgas, kellel ei saa kunagi küllalt. aga need mehed vaatasid mind imestusega ning naeratasid, otse kui oleks ma neile nalja teinud. otse kui oleksin ma nalja teinud. ükskõik kuhu ka ma ei vaadanud, igal pool puutusin ma kokku tarkusega. ning mitte sedasorti tarkusega, mida psühhoanalüütikute juures leida võib. tobedad ajuimandused, totrad järeldused. põhiline nende õpetuses on see, et süüdi on alati keegi teine. isa on olnud liiga range, ema on olnud despoot. Nad võtavad inimese ühe õnnenäo ja püüavad sellest leida lahendust kõikidele patsiendi probleemidele. iga lehekülg kubiseb neil mitte ainuüksi vasturääkivatest, vaid lausa rumalustest. sealt vaatas aga vastu inimesel tundmine, iga sõna tabas märki. kui ma mõtlesin Freudi õpilastele kui tarkadele ja eesrindlikele ja et seda vaadatakse kui vana kraami, pidi mulle naer peale tulema. kui vildakas on moodne inimene. ainus asi, mida ta tahab, on looduse kallal vägivalda tarvitada. kuid see tal ei õnnestu, pöördub ta psühhoanalüütiku juurde, et see teda aitaks. kuule, mine koju. see on sinu korter ja sinu mööbel. kui sa tahad siinast lahku minna, võta endale advokaat ja helista oma ärikaaslastele. Pole vähimatki põhjust, et jätad äri nendele ja hakkad kodutuks hulkuriks. see, mida siin pumm kirjutatakse, on võib-olla tark ja hea. aga kui tuleb mõni Hitler või Stalin, teeb see sellised juudid pihuks ja põrmuks ja keegi ei hooli neist. kui sul ei oleks nii palju raha taskus, ei aitaks sind ükski neist vagadest juutidest. sa seisaksid külma käes ja kerjaksid. mustavaid naisi ei ole enam.
alati ei ole ka ustavaid mehi. Tuleb leppida mõttega, et seks on vaba. Seks on vaba. Enam ei ole absoluutset omandit. Mõnes mõttes on isegi parem. Truudus viib selleni, et mehel ja naisel saab üksteisest villang. Iga päev üks ja sama söök. Tuleb aeg, mil iga mees elab 10 naistega ja iga naine 10 meestega. Kumbki pool kogub suure hulga kogemusi. Mehe ja naise iga vahekord muutub huvitavamaks, põnevamaks, teistsuguseks. Armukadedus ei ole instinkt. See on kasvatuse tulemus. Sellest on võimalik vabaneda. Ning siis avanevad mehele ja naisele uued perspektiivid, uued kogemused ja võimalused rahuldust saada. Pean kihla, et Siilja otsib sind taga. Helistab, igatseb su järele. See, et ta magas selle vana professoriga, pole muud kui naiselik tuju. Võib-olla ka tahtmine kätte maksta sinu seikluste eest. Või sündis see paljalt igavusest. Täna öösel on ta seda kütkestavam. Ta pakub sulle teistsuguseid hellitusi, armastab sind uut moodi. Mis Liisasse puutub, ka seda ei tarvitse sul ülearu tõsiselt võtta. Ta on üksik naine, ootab sinu külaskäiku, ta on kirglik naine. Kui inimene vajab mitmesugust toitu, aina uusi riideid, lugeda uusi raamatuid, vaadata uusi näidendeid. Miks ei peaks olema tarvis uusi kogemusi kõige tähtsamas asjas? Armastuses ja seksis. Sina, Joosef Shapiro, ei saa maailma muuta, kui igal pool on nõnda kõikjal. Siis tähendab see seda, et inimese ajalugu on kujunenud sääraseks või et selline on Jumala plaan. Sõnad kõlasid nii veenvalt, et mul tuli tahtmine võtta takso ja sõita koju. Ma igatsesin oma korteri järel, oma telefoni järel, oma mugavuste järel. Ma olin öösel vähe maganud ja nüüd ma tundsin väsimust. Igatsesin oma voodi järele. Mine, heida magamehe puukaid välja. Ära muutu ilavaks laibaks. Selliseid asju on huvitav näha laval või lugeda raamatutest. Aga kui seda tehakse tegelikus elus, muututakse hulkuriks, keveluseks ja kõigi poolt põlatud inimeseks. Ma istusin taksosse. Kuhu? Ma tahtsin öelda oma koduse aadressi. Kuid ma ütlesin. La Guardia lennuväljale. Ma ei igatsenud Siilja ega Liisa õrnusi ja õigustusi. Minus oli ärganud juut. Minus kisendasid juutide sugupõlved. Eemale sellest rõvedusest! Põgene roppuse eest, põgene Hitleri ja Stalini ühiskonnast, tsivilisatsioonist, mis on tapamaja ja bordell. Põgene naiste eest, kes käituvad nagu oorad, kuid nõuavad, et neid koheldaks nagu aasi daami. Sa ei saa sellega iial leppida. Kurjategijatel ei ole leppimist.
ma tõotasin endale mitte rääkida selle naisega, mitte vaadata tema poolegi. See ei ole kaasaegne raamat. ei, see on usuline raamat. Kas te olete rabi? ei, ma ei ole rabi. Ma olin juut, aga ma ei oska heebrea keelt. Mu vanemad panid mind pühapäeva kooli, aga ma olen kõik unustanud. Isegi tähestiku. Aga kas ma tohiksin vaadata? Ma sõidan Iisraeli ning pean seal heebrea keelt hakkama õppima. Mulle on räägitud, et see on üks raskemaid keel. No, ükskõik kui raske miski ka ei oleks, kõik on ju õpitav. Euroopa keeled tunduvad mulle kerged. Ma olin 4 nädalat Hispaanias ning sai kohe keele selgeks. Aga heebrea keel, see on mulle kuidagi võõras. no ükskõik kui võõras miski ka ei oleks, võib see väga ruttu omaseks saada. jah, see on õige. Mulle ei oleks iial pähe tulnud Iisraeli sõita. Ma oleksin vähem üllatunud, kui oleksin tahtnud sõita Afganistani. Ma ei ole õigupoolest kunagi samastanud end juutidega. Ei mu ema ega isa näidanud üles vähimatki huvi oma päritolu vastu. Tõsi, mind pandi küll mõnda aega pühapäeva kooli, aga seda ainult seetõttu, et hea tooni juurde kuulus kas või pealiskaudne side religiooniga. Tõsi on see, et ma lapsest saadik häbenesin ja juutlust. Nüüd äkki sõidan ma Iisraeli ning pean seal heebrea keelt õppima. Alles äsja olin ma põgenenud ilmalikkuse eest ning taas olin ma ilmalik. Ka suuremad juudid on võtnud vahel suude viina. Alkohol ei ole ju keelatud. Peale selle ei sobinud loobuda joomast sellel ajal, kui tütarlaps jõi. Ma tahtsin talle näidata, et ma olen mees, mitte mingisugune toss. Minu peigmees. Tema nimi on Bill. Sai aastase lepingu õpetada elektroonikat Jeruusalemma ülikoolis. Bill on täielik geenius. Ta oli professor juba enne seda, kui sai doktoriks. Washington püüdis teda ära napsata. Bill on oma 31 eluaasta juures üks suuremaid füüsikuid Ameerikas ning vääriline kandidaat Nobeli preemiale. Ta on teinud juba terve rea tähtsaid avastusi. Bill tahti anda ka professori koht Harvardis. Kuid ta lasi end ühel Iisraeli diplomaadil keelitada, võtta vastu koht Jeruusalemmas 1/3 selle palga eest, mis ta oleks saanud Ameerikas. Jah, ta käib juba heebrea keele kursustel. Ta peab oskama heebrea keelt vähemalt teatud määral. Mulle oli selge, ta räägib minuga öö otsa. Ma olin juba märganud, et naissool on suur rääkimise vajadus. Võib-olla isegi suurem kui seksi vajadus. Billiga sain ma tuttavaks ühe diplomaadi kaudu. See diplomaat on minu sõbratari boyfriend. Mina ja Bill tutvusime ühel kokteili õhtul. Bill ei ole veel valmis abielluma. Mina ei ole veel valmis tänu alla saama. Milleks kiirustada? Ma ei musta eriti lapsi ning pean selle mingi tegemist rahvastiku
ikka plahvatusliku kasvuga. Jah. Miks te sõidate Iisraeli? no sellepärast, et näha oma esiisad ja maad. See on mõju põhjus. Kas te olete abielus? ma olin. Abielu kui niisugune vananenud on tänapäeval ajast ja arvust. kuidas on võimalik sõlmida kokkulepet, et üksteist eluaega armastatakse? Milline väärtus on üleüldse rabi või preestri õnnistusel? Maailm läheb edasi. Inimesed elavad teaduse sõna järgi, mitte aastatuhandete vanuste traditsioonide järgi. Jumal ei ole ennast kellelegi näidanud ja keegi ei tea, mis on tema tahtmine. Või kas teda üldse olemas on? ei no, oletame, et teil on õigus, aga mis saab lastest? Lastel on vaja isa ja ema ja isa peab olema kindel, et laps on tema oma, mitte tema naabrimehe oma. Kui abielupaar on otsustanud lapsi saada, siis naine, kui ta ei ole rumal või arulage, ei hakka oma mehele kellegi teisega lapsi soetama. Aga see ei tähenda veel, et tuleks eluaeg truu olla. Võtame näiteks minu ja Pilli. Me oleme head sõbrad ning meil on kindel kavatsus saada meheks ja naiseks ning saada laps. Võib-olla isegi 2 last. Aga senikaua oleme vabad ning me ei seo üksteist. Tema käib teiste naistega, mina teiste meestega. no aga mis tagatis teil on, et ta ei maga nendega? Mitte mingit. no mis tagatis on temal, et teie ei tee seda sama? Tal ei ole tagatist ning tal pole seda ka vaja. Ta ei pea mind enda omandiks. Me oleme mõlemad vabad inimesed ning seetõttu on meie abielu vaba ega ole seotud religiooni kamitsatega. Priskillal ei olnud mitte mingit põhjust minuga nii usalduslikult rääkida. Te ju näete ise, ma ei ole ilus mees, mul ei ole naisteliitu välja näinud. Siin on sul hea võimalus. Ära ole narr ja kasuta juhust. See naine pakub ennast ise. Selliseid võimalusi ei tule tihti. miks te teki ei võta? Jahedaks läheb! Ma istsin tummalt jahmunud sellest, kui dramaatilise pöörde mu elu oli võtnud ning hämmastunud oma iseloomu nõrkusele. Ma olin loobunud kõigest, et põgeneda vale eest, kuid vale istus siinsamas minu kõrval ning tõotas mulle ei tea millist õnne. Ma olin mitu korda heitnud pilgu Priskilla põlvedele ning kujutanud, kes teab milliseid mõnusid nende vahel peidus olevat. Mõni teine mees minu asemel oleks Priskilla kaisu haaranud ning kõik järgnev oleks toimunud juba iseenesest. Aga mina ei suuda olla häbematu, isegi kui mul on tegemist lõbunaisega. Minus oli säilinud juuni häbelikust, mis on tegelikult moraalne jõud. Äkitselt tundsin ma tema kätt oma teki all. Kui ta algust oli teinud, muutsin ma söakamaks. Ma panin käe tema põlvedele, mis oli tõotanud mulle selle maailma kõiki rõõme. Pole tarvis öelda, ma ei puhanud mingit vastupanu. Mul oli selge, kes ka ei oleks tol ööl tema kõrval olnud.
oleks saanud tema sellesama kingituse. 4 minutitel ma mitte üksi ei rikkunud ega rüvetanud oma meeleparandust, oma püha otsust, oma uut elu, vaid ma mängisin maha ka oma mehe uhkuse. ma silitasin ja hellitasin seda rikutud naisterahvast, kes oli valmis anduma igaühele, iga sulile, igale pätile. Selle ajal, kui ma mässasin tema kleidi ja sukkade kallal, mõtlesin ma pilke ja kaastundega professor Pillile, kes ootas seda linnukest Jeruusalemmas ning kellega ta tahtis perekonda rajada. ma olin endale sisendanud, et mul on suur himu selle naise järele. Aga samal ajal tundsin ma tema suhtes vastumeelsust. On kummaline, et moodsad naised on altid alati kõikidele pahedele, aga soomustavad ennast nõnda, et tihti tuleb pingutada kogu jõudu selleks, et neile ligi pääseda. tahtmine sale välja näha meil veel tugevam, kui soov pattu teha. Me mässasime kena hulga aega. Seejuures olime mõlemad hirmul, et keegi võib näha, mida me valmistume tegema ja korraldada skandaali. kui me nägime, et seda, mida me tahtsime, ei saa teoks teha, jäime istuma nagu 2 peksa saanud koera. ning me tundsime üksteise ees häbi. Ma olin tahtnud varastada tühise ja kahtlase väärtusega naudingu ning olin seejuures äpardunud ning läbi kukkunud. Mu reis oli muutunud sama mõttetuks kui kõik minu ümber. Ma hakkasin juba mõtlema, et ostan Roomast pileti tagasi New Yorki. Kui ma ei suuda olla juut, olgu ma siis pagan. Kui ma ei saa elada puhtuses, vajugu ma siis veelgi enam mutta. Äkki läks mu eest mööda rabikübaras, laia ja heleda põgenega juut, mantel eest lahti. Ja selle alt paistis pikkade narmastega palvemantel. no kuidas ta oli saanud selleks, mis ta oli? Kas ta oli olnud üldse kiusatusi? Kas ta oli pühakuna sündinud? Sel hetkel taipasin ma, et ilma vaimulokkideta, ilma palvemantlita ei saa olla mingi juut. Soldat, kes on keisri teenistuses, peab kandma keisrivormi. kui ma oleksin tol ööl kandnud tema rõivast, ei oleks ma kiusatusse sattunud. Roomast tuli meil oma 3 tundi oodata, kuni läks lennuk Iisraeli. Priskillal ei jätkunud kannatust istuda ja oodata. Ta läks mõneks ajaks linna peale. Ma nägin, kuidas üks noormees tegi talle ettepaneku viia ta lühikeseks ajaks linna vaatama. kui sa juba alguses sülitasid kõige peale ja muutsid oma otsuseid, kuhu sa siis veel tahad põgeneda? Mida sa mõtled Iisraelist teha? Mul ei olnud kedagi ega midagi, mille eest põgeneda, mille juurde pöörduda. Ma mõtlesin enesetapule. Kui ma ei saa edasi elada, siis tuleb surra. Aga ka selleks ei olnud ma valmis. nõnda ma istusin, kuni tuli aeg lennukile minna. Seekord istusin ma ühe vanema naisterahva kõrval. Hiljem ma tõusin, et tualetti minna. Ja nägin, et Priskilla istub selle sama tõmmu noormehe kõrval ja vestleb temaga elavasti. Ta oli mind juba täielikult unustanud ning tollest poisist sisse võetud. Kui oleks olnud pime ja nad oleksid olnud tekiga, oleks Priskilla kahtlemata teinud temaga seda sama, mis minuga. See on ilmalikele naistele iseloomulik. Mitte kõik ei lähe nii kaugele, kuid nende filosoofia, nende suhtumine on üks ja sama. Võta, mis võtta annab, söö ja joo, sest varsti oled sa surnud. Vaheaeg 15 minutit. Nüüd juhus napsi suulis, ära.